Tere! On aeg seda 2025. aastat hakata kokku võtma. Eile läbis parlamendis siis kolmanda lugemise ehk siis vastuvõtmise järgmise aasta riigieelarve ja see on üks nendest sellistest seadustest, mida president tegelikult ei saa jätta välja kuulutamata sisu osas. Seega Eesti riik on saanud endale kulutuste tegemiseks seaduse, mille alusel nüüd asume elama, aga kuna parlament on kohe minemas ka pikemale jõulupuhkusele, siis võtakski just täna selle lõppeva poliitika-aasta kokku ja täna on stuudios 4 opositsioonierakonna esindajad. Kuulajatele lihtsalt vihjena, et asi tasakaalus oleks, siis järgmisel esmaspäeval on Vikerraadios saates stuudios on peaminister ka Kristen Michal, aga täna on hea tervitada siis Mihhail Kõlvartit Keskerakonnast, tere päevast! Tere! Martin Helmet EKRE-st, tere päevast! Tervist! Siis Urmas Reinsalu on Isamaast, tere päevast! Tervist kõigile Vikerraadio kuulajad. Ja õige pea liitub saatega ka Lauri Läänemets sotsiaaldemokraatidest, küsib Mirko Ojakivi. Aga alustame siis suurest pildist. No see pidi olema see aasta Eesti elus, mis murrab meie majandusliku surutise. See pidi olema aasta, mil riigi rahaasjad liiguvad paremuse suunas, pidi saabuma kindlus ja kasv. Seda kõike lubas peaminister Kristen Michal eelmisel sügisel, kui võeti vastu 2025. aasta riigieelarve. Martin Helme, miks seda kindlust ja kasvu meil ei saabunud? No seepärast, et Reformierakond alustas pärast Riigikogu valimisi 2023. aastal valetamisega ja see läheb lõpuni välja niimoodi, et ka selle aasta eelarvet müüakse meile ju lõputute valedega ja see, et eelmise aasta jutt, mis käis kaasas eelarvega, oli õõnes ja reaalsusele mitte vastav, ei tohiks enam kedagi üllatada. Küll aga ma jätkuvalt olen hämmingus selle üle, et ka eile, kui meil siis Anneli Akkermann, endine rahandusminister, praegu komisjoni esimees, seda eelnõud siis kaitses ja tutvustas, ei saanud ta muud moodi, kui rääkis ikka, kuidas 20. aastal ehk koroona aastal, kui oli veel siis Jüri Ratase teine valitsus võimul, siis ka laenati palju ja oli suur miinus ja ma mõtlen, et aga Eesti ettevõtetel läks hästi, Eesti töötajatel läks hästi, Eesti majandus läks kasvule, et kui kaua on võimalik rääkida seda, et 6 aastat tagasi oli valitsus ja eelarve, mille käe all majandusel läks hästi ja selle tõttu nüüd on 5 aastat järjest olnud valitsus ja eelarve, mille all läheb kõik halvasti. Mihhail Kõlvart, märtsis usaldas valitsust 29% elanikest, mis oli viimaste aastate kõige madalam tase. Juunis see usaldus on suurenenud 37%, aga septembris, kui Riigikantselei taas mõõtis seda, siis vähenenud 30%. Sama dünaamika iseloomustab ka Riigikogu, stabiilsena vaid on püsinud presidendi usaldusväärsus, presidendi oma seal siis 65-67 kandis. Kas see on opositsiooni töö tubli tulemus, et inimesed ei usu ja ei usalda oma valitsejaid? No ma arvan, et olukorras, kui kasvab inimeste arv, kes elab absoluutses vaesuses ja täna see on juba 45 000 inimest ja suhtelises vaesuses 260-270 000 inimest, ehk siis vaesuses elab 1/4 elanikkonnast ja samas kasvab ka vaesumise riski koefitsient. Ehk siis see on tendents, see ei ole mingi tänase päeva seis. Kasvavad hinnad toidupoodides ja samas me näeme, et Eesti inimesed varastavad leiba. Ja siis me ju saame aru, et kuhu me oleme jõudnud selle viimase tegelikult 2-3 aasta jooksul. Ja nüüd mida meile ütlevad meie valitsejad? Nad ütlevad, aga see on normaalsus, kuna rahvusvaheline olukord on selline, et kaitsekulud kasvavad, see on vabaduse hind. Ja siis me vaatame, aga tegelikult Lätis ja Leedus majandus kasvab. Ja maksud mitte. Et kuidas siis võimalik on, kas Läti ja Leedu puhul on mingi teine geopoliitiline olukord võrreldes Eestiga? Ei ole. Aga samas mõned otsused, mida võeti kriisi ajal on absoluutselt erinevad, sealhulgas ka maksude osas, et meie naabrid otsustasid, et maksud ei kasva kriisi ajal, vaid vastupidi, inimesi tuleb toetada ja kui kuskilt raha võtta, siis on pangad, ehk siis pangamaks.
Lätis on olemas, Leedus on olemas ja nüüd käesoleval aastal ka Poola otsustas, et kui on raske aeg, siis raha tuleb leida ja kus leida, no pangad peavad maksma, mitte pered ja lapsed. Ja nüüd jälle tuleme nende perede seisu tagasi, et kui on absoluutne vaesus kasvanud Eestis, siis kui me vaatame statistikat, riskirühmas on eelkõige üksikud vanemad ja lapsed. Urmas Reinsalu, no kui vaadata veel seda avaliku arvamuse seireuuringut, millest ma siis eelmised näitajad võtsin, siis seal on kirjas ka andmeid inimeste toimetuleku kohta, et siin ka härra Kõlvart need teemad viis siis inimeste toimetuleku peale, siis eluga rahulolu on taas kasvutrendis, märtsis oli eluga rahul 63%, juunis 64%, septembris juba 67% elanikest. Samuti on septembris vähenenud majanduslike toimetuleku raskusi kogevate inimeste osakaal, kui juunis oli see 34%, mis oli ühtlasi viimaste aastate kõrgem tase, siis septembris oli see 29% ja majanduslikku ebakindlust tunnetavate elanike osakaal, see on nüüd siis vähenenud, kui juunis 58%, siis septembris 48% ja siis toimetuleku raskustega inimeste osakaal siis võrreldes juuniga on vähenenud 30-23%. No valitsus püüab ammu selgitada, et tegelikult elu läheb päev-päevalt paremaks ja ainsad, kes seda ei märka, on opositsioonierakonnad. Miks te siis ei märka seda? Härra Ojakivi, mis dataga te opereerite? Kas see on Riigikantselei seireuuring? Teate, ka mina tutvusin sellega ja minu meelest on üks väga oluline indikaator selles uuringus. Nimelt kahjuks rekordiliselt kõrge on nende eestlaste, just nimelt eesti emakeelega inimeste osakaal, kes ütlevad, et nad ei seo ennast enam täielikult Eesti ühiskonnaga. Pooled Eesti inimesed. Ja see on tegelikult väga tõsine signaal, ma arvan, kogu ühiskonnale, aga ennekõike poliitilisele juhtkonnale, et tänane riigi poliitika ei vasta inimeste ootustele, ühiskonna vajadustele. Ma mõtlesin ka sellele aastale siia saatesse tulles tagasi. See on olnud tegelikult raske ja tõsine aasta. Seda on raamistanud julgeolekukriis, aga tõsiasi on ka see, et inimeste ostujõud keskeltläbi on sellel aastal langenud. Meil on majandus jätkuvalt seisakus, meil on endiselt Euroopa kõrgeim inflatsioon ja meil on jätkuv poliitiline usalduskriis. Ja nüüd viimase paraku sammuna on ka valitsus 26. aga ka riigieelarve strateegia perspektiivis tegelikult võtnud ka rahandusliku kaose kursi paraku. Nii see on ekspertide hinnang ja ka eelarvenõukogu väga tõsine kriitika. Eesti inimesed on olnud sellel aastal tublid, on pingutanud, ettevõtjad on töökohti loonud ja seda ma ütleksin nõnda, et vaatamata poliitilise juhtkonna tegevusele. Et poliitiline juhtimine ei ole vastanud täna ühiskonna vajadustele ja kui nüüd kõneleda nendest näitajatest, siis me peame aru saama, et kohalikud valimised olid signaal. Nad olid signaal ühiskonna ootustest. Jah, tõepoolest, inimesed langetasid valiku, kes peaksid juhtima, mis kursi järgi valdu ja linnasid, aga tegelikult anti ikkagi ka seda on võimatu ignoreerida laiem signaal usalduse puudumisest tänase poliitilise juhtkonna suhtes ja see oli hävitav hinnang. Ja mul on selles mõttes väga murelik vaadata, et demokraatlikus riigis me peame aru saama, et valimised on tagasiside keskkond. Inimesed peavad ju ka tajuma, et demokraatlikus riigis nende arvamus, nende hoiak, kas positiivne või negatiivne, kuidagi realiseerub, kas siis juhtide muutuses või poliitika muutuses. Aga peaminister 48 tundi pärast seda, kui 19. oktoobril valimiskastid olid sulgenud, läks, ma arvan, et see oli vist Ringvaate stuudiosse, ja ütles, et tema jaoks poliitiline vastutus tähendab seda, et kõik jätkub vana viisi. Ja me näeme seda tegelikult ju ka nendest eksperimenteerivatest poliitilistest sammudest, et mis on kõige tõsisem probleem, valitsus on katkestanud dialoogi ettevõtlusorganisatsioonidega, huvirühmadega, teadlastega, ekspertidega, ühiskonnaga laiemalt. Ja väga niisugune sümboliväärtusega minu jaoks seesama jäätmereformi seadus. Toiduliit, Tööandjate Keskliit, Ringmajanduse Liit, ettevõtlusorganisatsioonid palusid valitsust, ärge suruge seda seadust läbi, sest see tõstab hindu, Toiduliidu hinnangul toiduainete hindu kuni 5% täielikul jõustumisel. Kogu hinnatõusu surve kandub üle siis ettevõtjatelt lõpptarbijatena ja valitsus
lihtsalt sõidab üle tuimalt ja ma arvan, et need näited on väga tõsised ja strateegilised, sest need peegeldavad võimetust tajuda ühiskonna ootust. Et on tekkinud mingisugune kummaline võimuvertikaali keskkond ja milles see väljendub? See väljendub selles ja ma jõuan tagasi küsimuse alguse juurde, teie härra Ojakivi viidatud Riigikantselei uuringus, kust me nägime tegelikult seda, et paraku ajalooliselt suurima tasemega inimesed on seisukohal, et neil ei ole enam täielikku seost Eesti ühiskonnaga. Aga see usaldus tuleb taastada, inimestest tuleb see meie tunne uuesti äratada. See on kõige olulisem missioon. Aga avaringi lõpetuseks ma võtan veel ühe aspekti sellest samast siis seireuuringust. Lauri Läänemets, elanike usk Eesti riigi turvalisusesse ning isiklik turvatunne langes siis juunis viimaste aastate madalaimale tasemele. See septembriks veidi tõusis. Seda, et Eesti riik võib end praegusel ajal siis, Eesti riik võib pakkuda sellist turvalist keskkonda, seda arvab 43% elanikest. Juunis oli see 40%, ehk siis üle poole inimestest ei tunne ennast turvaliselt. Lauri Läänemets, miks valitsuse pingutused luua Eestis selline Põhjamaade Iisrael, selle peaminister Michal on korduvalt ka siis eesmärgiks seadnud. Miks ei ole siiani vilja kandnud? Kui vaadata neid samu uuringuid, siis seal on ka näha, et toetus näiteks nii-öelda Ukrainale ja kogu selle julgeolekupüüdlustele meil on madalamaks läinud ja ta puudutab eelkõige neid ühiskonnagruppe, kellele toimetulek kannatab. Et see on otseselt inimesed demokraatiat ja usku demokraatlikku riiki ja sellisesse liberaalsesse demokraatiasse tõlgendavad enda jaoks läbi toimetuleku, väga palju läbi toimetuleku ja kui see toimetulek kannatab, siis ka see usk väheneb, nii et see põhjus on ja kui me vaatame, tõesti ma loodan, ja ma arvan, et me kõik loodame, et valitsusel õnnestub või õnnestub ettevõtjatel või muu majanduskeskkond aitab kaasa sellele, et Eesti majandusel läheks paremini, inimestel läheks paremini. Eks me kõik siin pingutame ja pakume alternatiive ka. Aga kõnekad numbrid on see, et aastaga on absoluutses vaesuses kasvavate laste arv kahekordistunud. Täna neid 11 800. Ja kui me vaatame nüüd riigieelarvet, siis selle riigieelarve, ma arvan, kõige suurem probleem oli selles, et ta loob ebaõiglust juurde. Ta ei lahenda seda toimetuleku probleemi, keskklassi nii-öelda ülemisel osale ta annab raha juurde, aga kui ma toon näite, et 1000 eurot teeniv inimene saab aastas siis maksumuudatustega 121 eurot juurde, aga inimesed, kes teenivad 4000, 5000 või 6000 eurot, need saavad siis 1848 eurot ja neil inimestel ei ole toimetuleku probleeme, sinna pole vaja raha suunata ja me võtame selle jaoks, hakkame laenu võtma iga aasta pankadest, et siis anda kõige rikkamatele raha juurde ja see loob seda ühiskonnas, seda ebaõigluse tunnet, ta ei paranda toimetuleku probleeme ja see tegelikult ei seo mitte ühiskonda kokku, vaid seob seda lahti ja tal on ka majanduslik mõõde. Et me kõik saame aru, et kui varad ja rikkus kontsentreerub väga liiga palju ühte kohta, siis need inimesed ei ole võimelised seda kõike Eesti majanduses ära tarbima, nad viivad selle, ma ei tea, reisides või kinnisvaraostes, aktsiad ostes Eesti majandusest välja, aga kui me selle sama 114 miljonit kas või suunaks siis nii-öelda keskmisele perele, madalama sissetulekuga inimesele näiteks, nemad tarbivad ära, nad viivad selle raha Eesti ettevõtja juurde ja sellest me majandusena nagu võidame, et me peame vaatama, et see rikkuse kontsentreerumine alati, mida siin väga palju Reformierakond Isamaa läbi aegade on kaitsnud, ei ole selles mõttes hea, et ühel hetkel hakatakse seda raha Eesti majandusest välja viima ja me kõik kaotame seda. Aga nüüd me kirjeldasime seda probleemi, seda lõppevat aastat läbi erinevate nii-öelda märksõnade, küll turvalisus, küll ühiskonna sidusus, toimetulek, aga tulge nüüd appi, mis see teie diagnoos on ja siis võib-olla võiks ka jõuda, siin küll stuudios ei viibi arst, aga ka ravini, et aga miks see nii on läinud? Martin Helme. No ma tahtsin muidugi kõigepealt öelda, et kuni märtsini olid ju sotsid valitsuses, eks. Ja kui ta nüüd siin Lauri kurdab, et laste absoluutne vaesus on kahekordseks tõusnud, me karjusime nii, et nii kõvasti kui hääl võttis, kui te laste toetusi ära võtsite sotsid. Et ärge tehke, see lööb otseselt Eesti lasterikaste perede toimetuleku pihta. Kui te võtsite ära, eks ole, tõstsite käibemaksu või tõstsite tulumaksu või tegite automaksu, me karjusime nii nagu jaksasime tollases opositsioonis, kus teid veel ei olnud, et ärge tehke seda, see lööb Eesti kõige vaesema elanikkonna pihta, perede pihta, maaelanike pihta ja aga hääletasite koos Reformierakonnaga kõik, et ma olen suga täiesti nõus, et see on kohutavalt tõsine probleem Eestis, mis meil on, inimesed päriselt on absoluutses ahastuses ja vaesuses, aga ei ole nagu mõtet teeselda sotsidel, et kuidagi nemad on see lahendus, sest et nemad on see põhjus, miks me siin oleme. Aga kui sa küsid ravi, me
me nüüd võtsime riigieelarve vastu, mis tõttu minu meelest on kadunud ära selline pakiline vajadus koalitsiooni koos hoida, et 27. aasta riigieelarve vahet ei ole, milline tuleb või kas üldse tuleb. Riigikogu valimised tulevad peale, riik saab ka ilma eelarveta 27. aasta alguses elada. Nii et mul on nagu selline tunne, et meil see koalitsiooni ühtsus, mis niikuinii on äärmiselt rabe ja väga väikese ülekattega, eks ole, parlamendis, et sellega nüüd siin järgmisel aastal hakkab palju nalja saama, aga see ei aita meid, sest et meil ei tule erakorralisi valimisi enam, lihtsalt riigi valitsemine jookseb täielikult lukku ja lahendus on ikkagi valija poole pöördumine ehk midagi teha ja me peame me peame keskenduma sellele, et kes mida tahab teha pärast 27. aasta valimisi. Lauri Läänemets, see diagnoos siis on siis sotsiaaldemokraadid ühe probleemi põhjus seesama, et see automaks ja lõpuks ka tegelikult ju käibemaksu tõusu taga olid sotside hääled, et korduvalt hääletasid maha toiduainete käibemaksu langetamise plaani. Tegelikult ka maksuküüru kaotamine oli koalitsioonilepingus siis, kui sotsid olid koalitsioonis, ehk siis kõik see, mida lugupeetud Lauri Läänemets kirjeldas, sellel oli toetus ka sotside poolt. Vaadake, nüüd ma pean natukene seda seletama ka, et üks sotsiaaldemokraadid ei karda nagu vastutust on ju, nii nagu Reformierakond, et kes ütleb, et see jutt, et peaministrist, et automaksu mõtles välja Jevgeni Ossinovski linnapeana ja kõik mingid muud asjad ja võib-olla kehtestas ka linnapeana. Seda ta Vikerraadio eetris rääkis. Jah, täpselt, et me sotsiaaldemokraatsid seda ei karda ja me valitsuses olime tõesti ja neid asju tegime ja need olid kompromissid ja kompromissid olukorras, kus plaan oli ju palju hullem, on ju, et see palju hullem Eestile hoiti ära ja see on ka fakt, on ju, et oleks käibemaksu oluliselt rohkem tõstetud, oleks tulumaksu miinimum sooviti 300 eurole langetada ja need oleks palju suuremad negatiivsed mõjud kui kirjeldatud automaks näiteks, et selles mõttes neid asju tuleb ka arvesse võtta. Aga sellega ma ei saa olla nõus, et võt nii palju riigimeest võiks ka siin opositsiooniridades olla. Et kui meie riigieelarve on nüüd tulevikus miinuses, väga suures miinuses ja see lõpuks ju mõjutab igat inimest. Kui ta saab teenuseid vähem, peab ta inimene rohkem maksma hakkama. Ja rääkida, et selle nii-öelda ravi on siis see, et me suurendame miinust ja langetame veel makse. Et kui inimene võidab maksulangetuses 35 eurot või ma ei tea automaksus, aga lapse huvihariduses peab 50 eurot rohkem maksma kuus, siis tegelikult ei ole sellele keskmisele perele võitu, sest riigieelarve oma olemuselt on ümberjagamise mehhanism, kus madalama sissetulekuga inimene maksab tegelikult summaarselt vähem kui jõukam inimene ja jõukamad inimesed toetavad. Kas te tahate Läänemets öelda, et kui sotsid oleks valitsuses jätkanud, siis ka vaestel oleks üht-teist jagunud? Ei, me oleks, kui ideaalses versioonis me teeksime maksusüsteemi teistsuguse, kus kohas sul keskmine pere saaks nii-öelda rohkem. Aga Lauri, tänane maksusüsteem ongi teie nägu ju. No kahjuks ei ole meie nägu, aga seda ma võin öelda, seda ma ütlesin toona ka valitsuse pressikonverentsil, kui Kaja Kallas minu kõrval näost ära läks, et maksuküüru kaotamine viib tahes või tahtmata astmelise tulumaksuni, mis kindlasti on sellele keskmisele madalapalgalisele õiglasem. Ja nüüd ma ühe asja siia lõpetuseks ravist ei jõua kahjuks rääkida, et ma pidin siin vastama, aga üks asi, miks me oleme sellises olukorras ka mõneti, on väga suur mandaatide arv Reformierakonnale, mis matemaatiliselt ei võimalda teisi koalitsioone teha. Et muidu siin ma küsiks Urmas Reinsalut või Martin Helmet, et miks te siis nii-öelda pole midagi ette võtnud. Matemaatiliselt ei ole võimalik. Ja sama viga minu arvates me ei tohi teha, et nüüd mõni teine erakond saab, kujutage ette, et Isamaa nüüd aasta pärast valimistel saab samasuguse toetuse nagu Reformierakond ja täpselt kõik kordub. Teie ettepanek on kõik fraktsioonid võiks saada ühe palju mandaate. Kuulge, ärge nüüd niimoodi ka. Minu tähelepanek lihtsalt Eesti inimestele on see, et me peame aru saama, et kui matemaatika ei võimalda, üks betoneerib ennast sinna ära, siis tekivadki sellised asjad, kus inimestel võib-olla tekib sükene nagu kõiguttamatuse tunne ja hakkavad tegema, mis tahavad. Urmas Reinsalu, mis on diagnoos ja mis on ravi ja miks selles ravis ei osale Isamaa, sest mulle meenub, et ka saates stuudios on peaminister Kristen Michal vähemasti korra 2 ikkagi kutsus Isamaad koalitsiooni. Jaa, aga me ei läinud, sest see praeguses poliitilist erikaalus oleks tähendanud Reformierakonna agenda elluviimist ja see ei vasta ei ühiskonna ootustele ega ka Isamaa poliitilisele käsitlusele. Teate, ma mõtlesin sellele, et kuidas seda aastat kokku võtta ühe sõnaga, et mis seda aastat iseloomustab Eesti inimeste jaoks, kui tehakse kokkuvõtteid. Ja ma arvan, et see aasta ikkagi oli laulupeo aasta. Ja laulupeo aasta selles mõttes, et tegelikult see on võib-olla laiem sümbol sellest, et Eesti inimesed ootavad uuesti võimalust
et anda oma tagasiside tänasele poliitilisele juhtimisele ilmselges ja objektiivses rahulolematuses. Nüüd diagnoos sellele ja ravi loomulikult Isamaa operatiivselt töötab nende plaanide kallal. Ega see oli põhjus, miks me koostasime alternatiivse eelarve 26, aga ka erakorraliselt alternatiivse eelarve strateegia aastateks 26–29. Põhiküsimused, mida tuleb teha: hinnatõusu tuleb leevendada, valitsemiskulusid vähendada, perede kindlustunnet parandada, majandust tuleb pöörata kasvule. Ja vaadake, selles olukorras praeguses poliitilises agendas me näeme, et parlament on nagu nii-öelda pantvangi situatsioonis, kuhu on asetanud Reformierakonna suur erikaal. Ja loomulikult selleks on meil 2 alternatiivi edasiminekuks. Esimene alternatiiv on, paraku tuleb tunnistada, et samasuguse olukorra jätkumine kuni korraliste valimisteni 27. aastal, kus tõepoolest Isamaa on valmis võtma ka riigi juhtimise vastutust, kui Eesti mehed ja naised seda usaldavad. Aga vaadake, see tähendab poliitilise juhtimise mõttes kaotatud aastat, 26. aastat. Ja sellel on oma hind, aga seda hinda ei maksa kinni mitte need ülemused, kes istuvad Toompeal või Stenbocki majas. Seda maksavad kinni lastega pered, eakad, inimesed, kes töötavad ja kellel on ka, ütleme siis, ülalpeetavaid rohkem suid õhtul söögilauas ja keda vaja ülal pidada. Ja on teine alternatiiv, tõepoolest, mida ma olen korduvalt öelnud, tegin ka üleskutse selle aasta suvel, et teha kohalike valimistega koos ennetähtaegsed parlamendivalimised. Ja tõepoolest siin stuudios ka kommunikatsioonis tuleb tunnistada, et see on põhiseaduspärane tee, see võimaldaks Eestil kiiremini edasi liikuda ja mitte kaotada aega. Ja selles osas 2 poliitilist jõudu avaldasid siin oma toetust sellele stuudios. Ja küsimus on sotsiaaldemokraatides, et kui sotsiaaldemokraadid ütleksid täna, et nad on valmis toetama ennetähtaegseid parlamendivalimisi, see on niisugune eeldus, siis selle nimel on kahtlemata, see muudaks kogu poliitilist dünaamikat ja me säästaksime aega ja oleksime ausad ühiskonna suhtes selles mõttes, et las Eesti mehed ja naised otsustavad, kellel on parem programm. Ei ole ka poliitikud kõike teadjad ja ei tohigi olla. Et avame normaalse dialoogi ühiskonnaga, ettevõtjate, ekspertidega, huvirühmadega ja praeguses olukorras, ma arvan, oleks kiirem tee, tõepoolest, uued ennetähtaegsed valimised. Ja minu küsimus on nüüd Lauri Läänemetsale. Härra Läänemets, kas selles kujunenud olukorras, kus te kritiseerisite tõepoolest objektiivset tehiolusid ja tõesti, ma ei heida teile ette ka kõike selles loogikas, et ka teie erikaal selles nii Kaja Kallase kui Kristen Michali valitsuses oli pisikene. Te olite seal pisem partner, aga selles mõttes olite vähemalt nähtav partner võrreldes Eesti 200-ga. Ja küsimus on nüüd selles, et kas te oleksite selleks valmis, sotsiaaldemokraadid? Vastake Lauri Läänemets. Ma plaanisin tegelikult ka ise küsida küll Reinsalu, ma saan aru, et sellel aastal on saatejuhtimise ära õppinud Postimehes, aga et saatejuht siiski on selles saates olemas. Aga Läänemets, see sama erakorraliste valimiste teema, et kas te lööte selle palli maha? Ei, ma ei löö seda palli maha. Sotsiaaldemokraadid loomulikult on seda meelt, et Eesti inimesed peavad otsustama. Aga ma küsiks vastu ja ma küsin seda Reinsalult suvel ja ühtegi tegu pole järgnenud. Ja küsimus oli see, et see eeldab matemaatilise loogika muutumist, et koalitsioonil oleks enamusest puudu. Sotsiaaldemokraadid tõesti on enda ridadesse võtnud ühe koalitsioonisaadiku ja vähendanud seda koalitsiooni arvu. Ei ole teinud Isamaa seda, EKRE seda, Keskerakond seda, vastupidi, et EKRE näiteks on seal mõne saadiku juurde saatnud. Et selles mõttes, sõnad on toredad, aga neile peaks eelnema teod, siis meil on midagi rääkida. Või ma küsiks vastu Urmas Reinsalult. Kas sul on tegelikult kellega kokku lepitud, aga sa ei kavatse seda nii-öelda võimalust kasutada, ootad kuni aasta lõpuni, et siis mängida mingisugused poliitikamänge, et sul tegelikult on seal keegi olemas. Et selles mõttes, et ikka kõigepealt teod, siis sõnad ja siia ma ütleks, et loomulikult sotsiaaldemokraadid seda palli maha ei löö, aga me peame tugevalt mõtlema selle peale, sellepärast, et ma ei tea, kas Eestile on kasulik selline, mina julgeks öelda, et ma vaatan, kuidas Isamaa on enda külge sidunud Keskerakonna, nad on ennast kokku liiminud siin Tallinnas ja tegelikkuses ilmselgelt kavatsevad ka siis riik juhtida. Ja ma ei tea, kas selline oligarhiline, populistlik, konservatiivne nagu valitsus üldse Eestile nagu hea on. Nii, Reinsalu, see oli kas küsimus, Reinsalu saab vastata jah või ei. Ja ma ütlen, et see on tegelikult tõsine küsimus, kui me vaatame näiteks konservatiivset erakondade muutumist, näiteks konservatiivid Ameerika Ühendriikides, Donald Trump.
nad on ju rohkem EKRE kui täna EKRE, et minu arvates täna Isamaa võtab seda EKRE positsiooni üle, et vaatame, kuidas Lukasega toodi asemele Räuska ja nüüd Martin Helme ja Mart Helme kahvatuvad on ju Kärneri kõrval. Kunagi Räuska, kuidas, ei, ma ütlen, et Räuska toodi ja muidugi Reinsalu on selle kõik heaks kiitunud siit vaikivalt, et kõik need muutused, mis toimuvad, ma ei tea, kas me tahame sellist populistlikud äärmuskonservatiivset jõudu ja sellele alla kirjutada, see on tõsine küsimus ja selle üle peaks Eesti ühiskonnas debateerima ja härra Reinsalu, tehke mõni tegu kõigepealt, et koalitsioonil poleks üldse nii palju nii-öelda enamust ja siis hakkame debateerima selle üle, kas Eesti sellist nii-öelda päris hirmsat tulevikku üldse tahaks. Just Reinsalu, et see küsimuse mõte tegelikult oli see, et mis on Läänemetsa ja sotsiaaldemokraatide huvi, et Isamaa pääseks võimule, et miks te arvate, et nad erakorralisi valimisi tahavad? See oli väga lihtne. Härra Läänemets vastas mulle kui poliitiline konjunkturist ja andis vastuse nii-öelda non-answer ehk mitte vastuse. See oli ilus sädelev vastus, härra Läänemets. Aga ma tahan öelda väga lihtsalt kahte asja. Küsimus oli esiteks, härra Läänemets ütleb, et mina ei ütle, et Isamaa valik on parim. Eesti mehed ja naised peavad saama võimaluse otsustada. Härra Läänemets eeldab, et Isamaa võidab järgmised parlamendi valimised ja ma arvan, ma mõistan seda objektiivset diagnoosi, millel härra Läänemetsa veendumus tugineb, aga mina ei kiirustaks sündmustest ette. Võib-olla need sotsiaaldemokraadid, võib-olla mingi muu poliitiline jõud, aga küsimus on selles, et praeguses ummikseisus on Eesti meestel ja naistel peab olema minu meelest õigus saata poliitiline signaal riigi juhtimise kohta. See ongi demokraatliku riigi toimimise algpõhimõte, kodanikud otsustavad. Nüüd läheme teise küsimuse juurde. Siin oli juttu sellest, et kuidas. Aga ma küsisin teilt, härra Läänemets, aga mis teie soovite? Kas sotsiaaldemokraadid sooviksid enne tähtaegset parlamendi valimisi ja on valmis sellesse panustama? See on sekundaarne, kas mõni parlamendisaadik tuleb sellega kaasa, et tekiks absoluutne enamus ja mitte. Küsimus on primaarses. Kas sotsiaaldemokraadid on valmis selleks panustama või tegelikult mõtlevad hoopis, mis te rääkisite seal Trumpist, Tartust, ma ei tea millest. Chris Kärnerist, kes on täna Isamaa uus nägu. Küsimus on selles, et kuulge, Isamaa on Eesti rahva ootuste pealiin. Kas lugupeetud saatejuht kuidagi osaleb ka selles agenda, mida tõepoolest tuleb tunnistada, poliitiline juhtkond on viimastel aastatel valinud sealhulgas ka kaasosaluse. Kaasosalusel, härra Läänemets, on tegelikult ühiskonnas ei ole tekitanud usaldust, vaid vastupidi, on meid viinud suuremate objektiivsete probleemide. Mulle tundub, et Läänemets ja Reinsalu on vist enne saadet kokku leppinud, et ma saan aru, et te täidate terve saate, aga ma annaks ka Mihhail Kõlvartile sõna, sest tegelikult see küsimus oli just see sama diagnoos ja ka siis võimalik ravi, et Mihhail Kõlvart on saanud siin ikkagi juba 10 minutit rahulikult mõelda ja ma saan aru, te olete välja mõelnud. Jaa, mul tekkis selline mõte, et meie võiksime Martiniga kuskil kohvi vahepeal nagu juua nii kaua, kui siin see debatt käib. Miks nad nii kirglikud on? Need on kirglikud teemad, ma vabandan. Ja, no ma siis lisan enda poolt ka natuke emotsiooni. Et mulle tundub, et lugupeetud Lauri Läänemets on kuidagi tagasihoidlik, kui ütleb, et matemaatika Riigikogus on konstantne. Oli matemaatika konstantne võib-olla ka aasta-poolteist tagasi nii Riigikogus kui ka Tallinna volikogus, kui sotsiaaldemokraadid hakkasid saadikuid üle ostma selleks, et korraldada paleepööret üheaegselt nii Tallinnas ja see õnnestus kui ka riigis ja see ei õnnestunud, tekkis vastupidine efekt, sest sotsidel oli plaanis saada linnapea positsiooni Tallinnas ja ka teha koalitsiooni kahe peale refiga, aga riigis juhtus nii, et tekkis koalitsioon kahe peale Eesti 200-ga. Ja siis kellelgi ei olnud sellist küsimust, aga matemaatika ju ei anna võimaluse. Annab küll, kui pingutada selle nimel. Ja siis Urmase küsimus oligi see, et kas on soov pingutada selle nimel. Ja ma arvan, et kui 4 erakonda praegu annaksid signaali, et erakorralised valimised on vajalikud, siis oleks ka signaal ka Reformierakonna ja Eesti 200 fraktsioonidele ja ma arvan, et seal on inimesi, kes oleksid valmis seda toetada. Ja nüüd 3 erakonda on andnud väga kindla signaali ja ma arvan, et praegu lugupeetud Lauri Läänemets ei anna meile mingit signaali. Ta räägib meile matemaatikast, et matemaatika ei ole konstantne. Räägime sellest, et mulle tundub, et vaatamata sellele, et Donald Trump on väga mõjukas poliitikat, ikkagi tema Riigikogu poliitikat praegu ei mõjuta.
Nüüd, kui rääkida nagu laiemas plaanis diagnoosist, siis see, mis praegu toimub, sealhulgas ka riigieelarve kontekstis, on esiteks déjà vu, aga teiseks nagu labane valimiskampaania. Et kui praegune koalitsioon alustas koos sotsidega, siis nemad alustasid sellega, et kogusid ressurssi selleks, et enne valimisi pärast jagada. Ja seda me ka praegu näeme selles eelarves. See eelarves on sisse kodeeritud defitsiit 4,5%, võetakse laenud tegevuskuludeks, mitte investeeringuteks, selleks, et oleks mida enne valimisi jagada. Ja déjà vu on selles mõttes, et me seda nägime ju ka enne eelmise Riigikogu valimisi. Samamoodi 2022-2023 juba oli teada, et defitsiit on miljard, aga vaatamata sellele jagati toetusi ja palgatõusu. Ja siis pärast valimisi tulid uued maksud. Tulen kohe veel eelarve ja selle siis tulevikupildi juurde, aga Martin Helme, et kuidas teile tundub, et mis see poliitiline reaalsus järgmisel aastal on, et Reinsalu siin ootab erakorralisi valimisi, me nägime seda, et neid esile kutsuda on suhteliselt keeruline, kui mitte isegi võimatu ja alati on see küsimus, et mida see muudab, aga et kas see, millele ka siin vihjeti, mida Läänemets küsis, et kas keegi on kusagilt siis teinud praeguste koalitsioonisaadikutega mingisuguseid diile, et kas me võime järgmisel aastal näha vähemusvalitsust? Ja no võt siin ennem oli, ma tahan kõigile meelde tuletada, et 23. aasta sügisel ütles EKRE, et vaja on erakorralisi valimisi. See oli vahetult pärast seda, kui valimiste järel tuli meil valetajate valitsus ja hakkas laamendama ja kõike mida tegema, eks ole, lastetoetusi tagasi pöörama, maksutõusud. Ja siis oli selge, et tegelikult legitiimsust ei ole, mandaati ei ole ja vaja on uuesti valija poole pöörata. Meil oli ka plaan selle jaoks ajada ummikusse riigieelarve protsess, riigieelarve ei saa valmis ja tulevad erakorralised valimised, põhiseaduspärane protsess. No meil põhiseadusega on niimoodi, et siis kui vaja on, kehtib, kui vaja ei ole, ei kehti. Nüüd ennem oli siin juttu sellest, et Riigikogu koosseis on pantvangis Reformierakonna suure fraktsiooni tõttu. Ma ütleksin niimoodi, et Reformierakonna suur fraktsioon on omakorda pantvangis Kadri Tali ja Tanel Teini hasartmängu lobitöö tõttu, et riigieelarve läks eile läbi 51 häälega. Oleks üks hääl vähem tulnud, oleks riigieelarve jäänud vastu võtmata. Loomulikult meil on aega seda siis veel vastu võtta mitu kuud, aga see oleks olnud väga nagu suur poliitiline maavärin, aga mis ma tahan öelda, et me kõik mõtleme minu meelest selle matemaatika jutuga tagurpidi. Mõeldakse seda, et kas Riigikogus on olemas 51 häält, et nii-öelda kutsuda esile erakorralised valimised. Tegelik loogika on see, et riigieelarvega meil enam erakorralisi valimisi põhiseaduspäraselt esile kutsuda ei ole võimalik, küll aga on erakorralised valimised toimuvad siis, kui 3 katsel ei saada kokku peaministrit. Ja see tähendab seda, et mitte me ei pea 51 häält vaatama, vaid me peame seda vaatama, et kas siis on, kui tänane valitsus ära laguneb, kas siis on olemas hääled Riigikogus nii-öelda pluss hääled, mis uue valitsuse moodustavad ja kui ei moodusta, siis ongi erakorralised valimised 40 päeva jooksul. See võib vabalt juhtuda meil siin märtsis-aprillis. Ma ei hinda tõenäosust väga kõrgeks, sest et minu meelest on nii Eesti 200 kui Reformierakond väga ratsionaalse järelduse teinud, et kõik on läbi ja nüüd tuleb võtta, mis võtta annab ja hambad ristis vastu pidada lõpuni ükskõik mis tõttu ütleme selle erakorralise või vähemusvalitsuse võimalus ja ka erakorraliste valimiste võimalus on pigem vähem tõenäoline, mitte võimatu, aga pigem vähem tõenäoline ja riiki tegelikult ei valitseta ja tuleb igasuguseid kurioosseid olukordasid, kus nad ei saa oma hääli kokku, aga selle tõttu veel valitsus ei lagune. Nii et minu meelest me peame nagu olema valmis selleks, et me ikkagi järgmise aasta veereme ühest skandaalist ja ühest katastroofist teise, aga erakorralisi valimisi kuigi väga tahaks, ei saa. Reinsalu, kumb see Eesti rahva seisukohast hullem on, kas siis see vähemusvalitsuse oht või siis hambad risti pingutav valitsus, kes siis sõltub igast saadikust ja võib-olla me siis näeme järgmisel aastal selliseid hasartmängumaksuloo kordumisi? Tead, Pero Aagi, ma jään mõtlema selle juurde, te ütlesite, et Reinsalu ootab erakorralisi valimisi. Teate, ma arvan, et võib-olla see minu ootus peegeldab tegelikult Eesti inimeste enamuse ootust. Et kui me vaatame ka avaliku arvamuse loogikat, et tõesti Eesti inimesed soovivad siin näha ka enda võimalust riigi juhtimises anda oma hinnang sellele, millega nad on rahul ja sellele, mida nad loevad ka läbi kukkunuks. Nüüd teiseks, et kumb on hullem või kumb on parem, kas siis praegune olukord või vähemusvalitsus, vaadake, vähemusvalitsus võib-olla tõepoolest võimaldaks
hoida ära mingeid eksperimenteerivaid poliitikaid, mida praegu valitsus kavatseb läbi suruda. Tõenäoliselt sellisel juhul ei oleks läbi läinud seesama jäätmereform, mis tõdab toiduainete hinda ja minu üllatuseks sotsiaaldemokraadid seda toetasid kuni 5%, nagu ütleb Toiduliit. Teiseks, ma tulen energeetika juurde. Valitsus, tööandjate keskliit kutsus üles konsensusega see obsessiivne kliimaseadus, mis on härra Michali projekt, see võtma tagasi, viskama selle prügikasti. Kahjuks sellega minnakse edasi. Energiamajanduse arengukava on osutunud kahjuks täiesti kõlbmatuks ettevõtlusorganisatsioonide hinnangul ja mäng käib meie pikaajaliste energeetiliste huvidega. Sellega kavatsetakse edasi minna. Rektorite nõukogu on väljendanud oma muret valitsuse sõnamurdlikkusele, mis puudutab teadus- ja arendustegevuse kokkuleppe murdmist. Ja vaadake, mis ma sain kokku eile kohtunike ühingu juhtidega, Eesti kohtunikkonna esindajatega, kes on pöördunud lausa Euroopa Komisjoni seoses nende probleemidega, mis on seotud sõltumatu õiguse mõistmise ohuga, mis on tekkinud esile seoses valitsuse planeeritavate kavadega kohtupidamise muutmiseks. Ja teate, on kujunenud välja olukord, kus kohtunike ühingu koosolekul hääletas üle 140 kohtunikku ja vist oli paar tükki neist ainult toetasid, 3-4 toetasid ja see on nagu niisugune konsensus on tekkinud, nii nagu ettevõtlusorganisatsioonidel on konsensus tekkinud valitsuse majanduspoliitiliste sammude suhtes, aga see on vastandav konsensus ja ütleb, et niisugusi eksperimenteerivaid poliitilisi agendasid ei tohi läbi suruda. Nii et ma arvan, et võib-olla vähemusvalitsus tõesti võimaldaks hoiduda ära nende eksperimenteerivate, tõmblevate, rabedate poliitiliste avantüüride läbiviimist. Aga jällegi ma tahan tulla selle juurde tagasi, et ees seisab järgmine aasta, mis on poliitilise juhtimise mõttes, kui eelduslikult see valitsus jätkab, on kaotatud aasta poliitilise juhtimise mõttes. Aga seda enam ei ole õigustust Isamaal panustada tõhusalt ja kvaliteetselt sellesse plaani 2027. Et ka Reformierakonna aeg, ka Kristen Michali valitsuse aeg saab läbi ja poliitika ei lõppe. Ja see tähendab seda, et siis see on meie ülesanne, meie missioon jõudsamini teha kaotatud aega tagasi ja see eeldab kahekõnet ettevõtlusorganisatsioonidega, teadlastega, kultuuriavalikkusega, Eesti ühiskonnaga laiemalt ja Isamaa on selleks valmis. Läänemets, mis te arvate aasta pärast, mis olukorras me oleme, et kes siis juhib Eestit, kas on võimalik, et näiteks sotsiaaldemokraadid lähevad valitsusse, sest on näha, et Eesti 200 on väsinud? Vaadake, selle ma võin teile ära öelda, et Kristen Michali juhitavasse valitsusse sotsiaaldemokraadid ei lähe kunagi. Aga Liina Kersna juhatavasse valitsusse. Oodake nüüd. Ja ilmselgelt on üldse keeruline kujutada et olukorras, kus koos Reformierakond on arvanud, et juhtimine peab olema väga parempoolne, me sinna valitsusse läheme. Aga kui peaks juhtuma, miks ma sellest matemaatikast ennem rääkisin, et ei ole valitsuskoalitsioonil enamust ja tuleb peaministri umbusaldus, siis sotsiaaldemokraadid täiesti kindlasti Kristen Michalit parlamendis umbusaldavad. Seda ma olen kogu aeg öelnud ja siis on juba küsimus, kas parlament suudab uue peaministri paika panna või mitte, et kas tulevad erakorralised valimised või mitte. Aga debatt peaks siiski sellele eelnema. See ei ole niimoodi, et teeme erakorralised valimised ja õnn saabub inimeste õuele, sest ma hakkasin siin mõtlema, kas kõik inimesed ikka tahavad sellist valitsust, mida suudab siis see EKRIKE siin minu kõrval pakkuda ja seda, kus kohas siis taastuvenergiale, rohelisele energiale kõik ei peagi tahtma, osad peavad tahtma, osad ei taha, see ongi demokraatia. Kus öeldakse ei ja hakatakse jälle rohkem põlevkivi kaevandama. Enamus on selles asja võti. Kus kohas rohkem hakatakse metsa raiuma, kus öeldakse, et Istanbuli konventsioon on mingisugune jama ja naiste õigused lähisuhte vägivallast vaadata mööda, kõik see väärtusruum, mis mu kõrval siin istub, ma ütlen, väga paljud Eesti inimesed tegelikult ei taha, et see tuleks ja tungiks peale nende kodudesse, nende vooditesse. Ja vaat see on see debatt, mida me tegelikult peaksime pidama. Kas me tahame sellist populistlikku, konservatiivset, padukonservatiivset inimeste põhiõiguste kallale minevat demokraatiat vähendavat oligarhiat, suurrahastajatest sõltuvat siis sellist koalitsiooni. Võib-olla me ei taha seda. Ja Ameerika näide, Donald Trumpi näide ei ole niisama. See on hoiatav näide. Inimeste kallal võeti maha praegu Rein Veidemann ERR-i nõukogu esimehelt. Meil ei ole sõnavabadust enam. Meil ei ole mingisugust arvamusvabadust enam. On liberaalne demokraatia, mis lihtsalt sõidab inimestest üle. Oligarhid on ka olemas. Lähim näide, mis võib juhtuda, on Ungari. Ja Ungari ei ole hea näide, kuhu poole me tahame liikuda. Nii et mitte debatti, kas me tahame erakorraliselt
erakorralisi valimisi, vaid kas me tahame sellist hirmsat valitsust, on ju, mis tungib kõigi magamistuppa, hakkab õpetama. Aga juba tungib ju, Lauri. Ja paneb naised paika. Mis asi oli LGBTIQ tegevuskava valitsusele? Kõigi kooliruumi tungitakse, magamistuppa tungitakse, eetrisse tungitakse, igale poole tungitakse, see on ju olemas juba. Mille eest sa hoiatad, see on olemas juba. Palun nüüd Mihhail Kõlvart, aidake kuulajatele tõlkida, mida see Läänemets ütles. Ja no kolleegid, eriti lugupeetud Lauri Läänemets, et nii aktiivselt vehkivad kätega, et mind juba hirmu võtab ausalt öeldes. Aga Taksite Läänemetsa kartma? Jaa, aga ma püüan natuke tõlgendada seda olukorda, et mul vägisi tekib selline tunne, et lugupeetud Lauri Läänemets kuidagi võib-olla ei ole rahul enda valimistulemusega ja otsustas enda isikliku valimistulemusega ja otsustas alustada kampaaniaga juba praegu. Et jah, valimised tõepoolest tulevad juba varsti, aga natuke aega on. Vahepeal tulevad ka jõulud ja kindlasti Urmase poolt tuleb ka selline rahumeelne sõnum selle puhul. Aga mina tahan nagu öelda, et ma ei saa aru, et kuidas liberaalid võtavad endale õiguse määrata, kellel on õigus rääkida ja kellel ei ole ja kuidas rääkida. Et kellel on õigus ideoloogiaks ja kellel ei ole. Ja siin lugupeetud Lauri Läänemets näitab käega 3 erakonna esimeeste suunas ja ütleb, et kuulge, et need inimesed ei sobi. Et ei ole mõeldav, et need inimesed kunagi on koalitsioonis või ükskõik mis viisil on poliitikas. Et mis mõttes, et millal meil selline elitaarsus on liberaalide või liberaalse ideoloogia siis sõnum. Ja ma arvan, et see on päris kriitiline olukord, kui mitte öelda väga ohtlik olukord, kui liberaalsus tähendab seda, et ainult nende siis ideoloogia on õige, ainult nende arusaam ühiskonnas on õige, aga kõik ülejäänud pange suu kinni, sealhulgas ka austatud Rein Veidemann, kellele liberaalsed erakonnad on väga konkreetselt andnud teada, et kui sa julged midagi öelda, siis kaotad enda ametipositsiooni ja kaotaski enda ametipositsiooni. Ja nüüd siin lugupeetud erakonna juht püüab samamoodi meile öelda, et olge vait, et sellist asja ei tule. Ja ma arvan, nüüd kõige lihtsam arusaam ongi see, et lõppkokkuvõttes otsustavad inimesed ja valimised, Riigikogu valimised, kui mitte erakorralised valimised, siis korralised valimised tulevad juba varsti. Vabandust, ma lihtsalt hästi lühike repliik. Ja siis me tuleme eelarve. Härra Kõlvart võib hakkas nii kõvasti siin minu kõrval kartma, et ei kuulanud ära, mis mõtlesin. Mina rahva ja sotsiaaldemokraadid rahva tahet austavad. Et selles ei ole küsimus, kui rahvas valib teid võimule ja moodustate koalitsiooni liigub. Ei, loomulikult mitte, aga see, mis ma ütlesin, väga paljud inimesed on sotsiaaldemokraatide poole pöördunud ja on mures selle seltskonna pärast, kes minu kõrval siin on, keda nad esindavad ja neid väärtused ja seda debatti, ma ütlesin, on vaja. Ma ei öelnud, et ei tohi rääkida. Aga Lauri, minu poole on veel rohkem pöördunud sellega, et sotsid teevad halbu asju. Nüüd remark ka minu poolt, et keegi võib-olla just sellepärast kardab, et teie tegelete hirmutamisega. Te alustasite sellega veel enne kohalikke valimisi ja nüüd arvate, et sellega tuleb tegeleda ja pärast. Et me saame öelda ka teie suhtes samamoodi, et valija pöördub meie poole ja ütleb, et teie poliitika hirmutab inimesi. Sealhulgas võib-olla ka teie perepoliitika. Aga no see ei ole õige debatti viis. Martin Helme, kas EKRE valija või kas sotside valija peab EKRE-t kartma? No ei pea, mina arvan, et valija peab tänast nii-öelda liberaalset režiimi kartma, et kõik see jutt, meil oli eile ju Riigikogus ka küsimus peaministrile selle sama nii-öelda kvääri tegevuskava rakendamise kohta, kus tõepoolest minnakse inimesteni, mitte ainult magamistuppa, minnakse kooliõpikutega põhikooli, minnakse sisejulgeolekusse õpetama, kuidas rohkem taga ajada, eks ole, mingisuguseid sorte foobikuid, et meil on ju kuritegevus on
lõpetatud, meil on aega ja ressurssi ajada taga inimesi, kes räägivad homoanekdoote ja kinni neid panna, et noh, see on see, millega nemad tegelevad, nad lähevad ise ju inimeste magamistuppa, nad lähevad ise inimesi maha võtma, suud kinni toppima ja siis räägivad sellest, kui ohtlikud on kõik teised. Et noh, see on nii piinlik jutt, aga see on tegelikult päriselt ka ohtlik. Nüüd see nii-öelda väärtuskonflikt, ma tean küll, et on osasid inimesed, kes ütlevad, ärge sellest räägime majandusest, räägime toimetulekust, aga need on omavahel mõnes mõttes seotud asjad, et kui siin Läänemets räägib sellest, et meie siin kolmekesi kurjad inimesed tahame rohepöörde ära lõpetada, aga rohepööre on see, miks inimesed vaesed on Eestis. See, et meil elektri hind on võrreldes ajaga, kui EKRE oli valitsuses, on 10 või 40 kordne vahepeal, on ju tingitud nende energiapoliitikast, mis on see kinnisideeline rohejutt, eks ole. Et need väärtused ja majanduspoliitika, ennem Lauri ütles, et no siin on mingid tüübid, kes räägivad, et langetame makse, siis on rohkem raha riigieelarves, aga täpselt nii ongi, Lauri. Kui me langetame makse, siis on rohkem raha riigieelarves, me tegime seda, kui me olime valitsuses, langetasime makse ja hakkas rohkem laekuma. No. Et see, et teie sellest aru ei saa, ei tähenda, et see ei kehti. Reinsalu, kas see, mida me siin näeme, tegelikult on ka siis nii-öelda hitihoiatus järgmiseks poliitika aastaks, et me näeme seda siis niinimetatud kultuurisõdade teemat, et see majandus- ja toimetuleku teema, see vajub kuhugi tahaplaanile, aga et me siis hakkame arutama siis selle üle, et kes mida ütles, kes mida mõtles ja siis kes on õiged ja kes on valed. Võib-olla, aga ma arvan, et need, kes nii planeerivad, ei mõista eestlase hinge. Eesti inimesed ei taha mingeid kultuurisõdasid, nad on väsinud sellest. Eesti rahvas vastupidi tahab meie tunde taastamist. Nüüd härra Läänemets, võtame järjest. Esiteks, te ütlete, valate praegu, et Eesti rahvas otse kui muretseb selle pärast ja nõuab taastuvenergia kiiremat üleminekut. Ma arvan vastupidi, inimesed on terve mõistusega, kuulavad eksperte. See teie agenda, et taastuvenergia tööstuskompleksile 2,5 miljardit eurot suruda läbi väljapressivalt, see on pausile pandud ja kahjuks on selle ettevalmistamisega uuesti tegeletakse, aga see on eksperimenteeriv avantüür. Teiseks, põhiõigustest. Tõepoolest, Isamaa seisab selle eest, et Eesti inimeste vabadused ja põhiõigused oleks tagatud. Et kriips peale pangakontodel sorimisele, vihakõne kriminaliseerimise initsiatiividele ja pakkide kaupa initsiatiividele, mida toodavad tänased võimuolijad, aga nad tegid ka siis, kui nad rajanesid teie sotside häältele. Nüüd oligarhidest, härra Läänemets. Teate, mulle meenus üks Putini lemmikoligarh ja selle mehe nimi on Alisher Usmanov. Ja see Alisher Usmanov täiemahulise Vene-Ukraina sõja ajal, tema nagu Soome meedias blogijad, sõjablogijad on välja toonud, et tegelikult härra Oleg Ossinovski koos härra Jevgeni Ossinovski tädiga 3,5 miljardi euro eest transportis metalli Euroopasse siis Usmanovi tehastest. Ja nüüd on küsimus selles, see sama isik, härra Läänemets, te olete sotside partei esimees ja võtsite ulatuslikult sõja ajal vastu Oleg Ossinovski raha oma parteile. Nii et olge ettevaatlik nende oligarhi sõnade loopimisega. Teie ikoon oligarh on Alisher Usmanov, härra nii-öelda Ossinovski äride kaudu ja rahastuse kaudu sotsiaaldemokraatlikule erakonnale. Härra Läänemets, kas Alisher Usmanovi nimi on teile tuttav? Vastake. Ei, ma tõesti ei tunne teda. Aga nüüd ei ole. Nüüd, kui ma tohiks... Te ei tea midagi sellest Oleg Ossinovski ärist Usmanovi metalliga. Mulle tundub, et nüüd... See on põhimõtteline väärtusküsimus. Kui me rääkisime siin väärtustest, mille nii-öelda kõrvale kaldumisest hoiatas Lauri Läänemets, siis kõneleme väärtustelt ausalt, Eesti rahva ees, läbipaistvalt. Ja. Nüüd ma tulen tagasi sinna härra Ojakivi nagu küsimuse juurde ja ma tahaks küsida, et millest selline eeldus, et kui me räägime väärtusruumist, siis see ei ole kuidagi toimetuleku... Ma küsingi, kas see on nüüd siis järgmise poliitikaasta selline keskne teema? Kandev teil? Mina arvan, et kultuurisõjad ei tohiks seda olla. Aga kui me räägime väärtustest, siis väärtusruum määrab väga palju tegelikult sotsiaalmajanduslikke, majanduslikke ja ka energeetika seisukohti. Et Eestis näiteks, meil täna on ju energeetikas see probleem, et varsti me jõuame 30% importime Eestis energiat sisse, samas ennustus on, et Soomes läheb umbes 5 aasta pärast energia oluliselt kallimaks. See tähendab, et kogu see nii-öelda meie majanduse tulevik tegelikult energiast sõltub ja see on, küsimus ongi, et kas kallist
siis reostavat uut põlevkivijaama hakkama ehitama või tegelikult taastuvenergiat. Ja see ei ole ju ideoloogiline küsimus. On küll, Lauri, ma tahan siin korra kohe segada, sellepärast, et teie olite need, kes juba 2017 rääkisid, et paneme põlevkivijaamad kinni. Ja juba siis ma ütlesin, et kallid sõbrad, me jääme elektridefitsiiti. Teie olite need, kes oli ideoloogiline. Teeme niimoodi, et Läänemets lõpetab ja siis ma annan veel kõigile lõpuringiks ka sõna. Jah. Et selles mõttes ta on nagu see küsimus ja miks ma räägin konservatiividest ja toon seda näidet, et kui konservatiivid muutuvad järjest rohkem selliseks ekrelaadseks populistlikuks erakonnaks, nagu seda on täna Ameerikas Donald Trumpi erakond, siis see on näide, et seal ju on see, kus president siis riikliku regulaatoriga mõjutab, et oma sugulased või seal tütre väime või tema väimes saaks siis osta mingid suuri meediaimpeeriume. See kõik on tegelikult küsimus demokraatiast, vabast turumajandusest ja see ei ole nagu niisama jutt. Ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et me näeme täna nii Ameerikast kui teistest riikidest seda, et kui erakondadel on sellised, erakonnad on sõltuvuses üksikutest suurrahastajatest, siis nad ei ole oma otsustes enam vabad. Aga teeme nüüd ühe lõpuringi ka, midagi teha ei ole, meie saateaeg lihtsalt saab läbi, et ma saan aru, et tahaksite rääkida, aasta oli pikk, aga Martin Helme, kas järgmine aasta tuleb ilusam, kui te mõtlete, mis teie sõnum Eesti inimestel on? Ja ma lihtsalt mõtlen selle Lauri jutu peale, et sõltub ühest suurest rahastajast, et ma saan aru, et teie parteid juhib tegelikult jätkuvalt Ossinovski läbi oma isa rahade, aga järgmine aasta ei saa kergem olema ja ma vaatan väga suure murega seda järgmisel nädalal toimuvat Euroopa Liidu ülemkogu, kus arutatakse nii eelarveperioodi, kui arutatakse Ukraina sõja rahastamise asju ja see on miiniväli, mis seal on, nii et kui ma vaatan seda, mis on, me ei ole sellest rääkinud, aga see on väga suur teema, Trumpi uus julgeolekustrateegia, mis on sisuliselt ütleb välja selle, mida kõik konservatiivsed rahvuslikud poliitilised jõud on rääkinud 15 aastat Euroopas, et Euroopa Liit on muutumas autokraatlikuks, et rahvuslik identiteet on hävinemise ohus immigratsiooni tõttu, et majandus on välja suremas, muuhulgas selle sama energiapoliitika tõttu, mida siin Läänemets kaitseb, et need probleemid ja paneme siia juurde selle, et ühel või teisel moel Ukraina sõda lõpeb järgmisel aastal ja need, kes on kogu oma viimaste aastate poliitilise agenda ehitanud sellele peale, et te peate meiega nõus olema, sest muidu te olete putinistid, ka see kaob ära. Ühesõnaga väga suured ja väga põhimõttelised muudatused ootavad ees nii Eesti sisepoliitikat, aga ka Euroopat laiemalt ja ma ei näe, et meil on täna võimul inimesed, kes üldse aduks seda ja kes oleks võimelised hakkama seda Kaja Kallased, Kristen Michalid ei ole võimelised selles olukorras tegelikult õigeid otsuseid tegema. Mihhail Kõlvart, milline tuleb järgmine aasta poliitikas? No ma arvan, et sõltumata sellest, mis on poliitiline valem järgmine aasta ja mis on see järgmine koalitsioon pooleteise aasta pärast, et meie ees samuti seisavad põhilised kriisid ja probleemid, demograafiline kriis, energeetikakriis ja maksusüsteem. Ja kui me siin lahendusi ei leia, siis ei ole vahet, kes on valitsuse eesotsas. Et seda me peame tajuma, et need kriisid on kõik 20, 25, 50 aastaks. Ja kui me hakkame pakkuma nende kriiside lahendamiseks ideoloogilisi lahendusi, nagu seda praegu tehakse praeguse valitsuse poolt ja nagu seda pakub lugupeetud Lauri Läänemets, siis me kuskile ei jõua. Me peame ausalt nagu tunnistama, et nii energeetikas kui ka tegelikult majanduses tervikuna viimase 2-3 aasta jooksul valitses ideoloogia ja ebakompetentsus. 30 sekundit Lauri Läänemets, midagi Mihhail Kõlvart pole teha. Oodake, et niimoodi need asjad ka ei käi. Võtke asi kiiresti kokku. Ja mina arvan, et selles mõttes on õige, et me peame enda ressurssi konsolideerima, sealhulgas ka ühiskonna ressurssi. Peavad tulema ka sellised otsused ja lahendused, mida aksepteerivad kõik erakonnad. Teistmoodi me kuskile ei jõua. Mina ootan, et lihtsalt tühipalja sellise populistliku kriitika asemel valitsuse suunal tegelikult tuldaks välja oma sisuliste ettepanekutega ka eelarve osas ja miinuseelarvet suurema miinusega ei lahenda. Nii, ja Urmas Reinsalu, võtke siis hästi lühidalt kokku, milline see järgmine aasta tuleb teie ootuste kohaselt? Ma soovin Eesti rahvale lootust. Jõulud ongi lootuse aeg. Meid ootab ees järgmisel aastal töine aeg, tõsine aeg, ka tormised ajad on ees rahvusvaheliselt ja me peame kokku hoidma, üksteist toetama ja mis on kõige olulisem, oleme ka oma juhtkonna
suhtes riigis nõudlikud. Suur tänu, selline saigi tänane opositsioonitund, soovin kõikidele kaunist pühade aega ja kohtumiseni opositsioonitunnis juba uuel aastal.